tere, head kuulajad, käes on 24. august, siin on Geeniusi digisaade, kus on täna Hans Lõugas, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja räägime sellest, et hinnad muuseas lähevad ainult üles. Räägime järjekordsest teenusest, väga laiatarbeteenusest, mille hinnad on kasvanud. Siis arutame, kuidas on pikemas kasutuses Samsungi uuemad viimased seadmed. Miks peab maadlema Smart ID-d tehes tundmatute lühenditega ja lubatud lugu kaherattalisest elektrisõidukist, mida juba mitu nädalat tahame teile rääkida. See ja veel nii mõnigi muu teema tänases saates. Alustame siis võib-olla uudiste raundiga või ringiga. Ja kahjuks ei ole uudiste seas mitte midagi rohkem närvi ajavamat kui see, et armastatud teenused lähevad jälle kallimaks ja seekord on loteriipiletiga tõmmanud endale võidu selline teenus nagu YouTube Premium, mis on kallim jälle. Teeme ühe kiire küsitluse stuudios, kas mina muide ei maksa enam YouTube Premiumi eest. Meelis, Glen, kas teie maksate? Mul on alati segane, kõik on segane, mis toimub ja tegelikult mina ka nüüd ei maksa. Ma maksin mingit aega kuskile VPN-i hämarate koridoride kaudu natuke vähem, aga siis ma vahepeal otsustasin, et ma testin seda, et kusagilt käis nagu selline uudis või väide läbi, et kui sul on AI, ma ei tea, premium, mis iganes pakett see on, aga mis maksab 20 eurot millegagi, et siis sa saad omale YouTube Premium Lite'i ja siis kuna mul see on, siis ma lõpetasin seda YouTube Premiumi ära. Ja ma nüüd ei ole ka aru saanud, kas mul üldse midagi on või ei ole, sest seal muidugi ära lõpetamisel vist oli ka see variant, et sa võid nagu panna pausile ja kui ma hakkan praegu nüüd mõtlema, ma vist panin pausile, ma vist ei lõpetanud seda nagu päris ära ja see kõik muudab selle olukorra nii segaseks, et telefon kogu aeg nüüd pakub mulle uut YouTube'i liitumist, aga arvutis ma ei näe reklaami, arvutis ma näen nagu ikka seda vana head reklaamivaba YouTube'i ja tegelikult ma ausalt öeldes olen täiesti segaduses, et mis mul nende pakettidega toimub, kas siis see YouTube Premium Lite kusagil hiilib aktiivsena või mitte, või kas see üleüldse on aktiivne selles paketis, aga neid pakette, mida mulle telefon praegu pakub, nende hinnad nüüd tõepoolest on sellised, et just vaatasin, 13,99 on siis see tavaline ja 23,99 on perepakett, mida on vist mõnevõrra rohkem kui oli enne. Ja, et mina ju olen ka siin saates rääkinud, et mingi kevadel ma vist või mingi aeg ma liikusin Spotify'st YouTube Premium peale just sellepärast, et või vahetasin siis perepaketi vastust, et see tavaline YouTube reklaamivaba oli mul juba enne ja ma sain aru, et nagu kulud lähevad suureks ja liikusin ka muusikaga Spotify'st YouTube'i, mis on nagu omaette probleeme põhjustanud ja millest mis ka olen siin varem rääkinud, aga põhiline on jah see, et nüüd, kus see hind on nagu ikka nii hulluks läinud, siis see paneb ka mõtlema, et samas nagu reklaamivaba YouTube on nagu väga hea asi, et kui muusikaga saaks võib-olla kuidagi teistmoodi hakkama ja mul on endal mingi plaki koguga olemas või CD-sid omale ripitud kõik, mis mul olid, eks ole, nii et võib-olla sellega saaks hakkama, aga just see reklaamivaba YouTube on see asi, mis nagu mind seal veel hoiab ja kuna see hind on nagu nii hull, siis paneb mõtlema küll, mida edasi teha ja tegelikult lohutada võib sellest, et erinevad siin mitmest teisest teenusepakkujast suuresti on YouTube ja vist ka Spotify endiselt nagu läinud seda teed, et nemad kasutavad seda erinevatel turgudel erineva hinnastamise poliitikat, mis tähendab seda, et meie hinnad ei ole veel üldse nii hullud kui kuskil mujal, näiteks Itaalias tõusis hind 26 euro pealt 30 peale. Nii et meie oma 24-ga vist peame veel suhteliselt rahul olema, aga ikkagi see on jabur hind, eks ole. Mis asi on 24 siis? YouTube Premium perepakett. Ja tavapakett siis 14. Kas Eestis on nüüd uus hind on siis 14 eurot? 14 on tavapakett ja 24 on perepakett. Ja seda pakutakse ka nüüd praegu, et küll aga endiselt ma nagu rõhutan, et ma ei saa aru, kas see on minu personaalne probleem või vastupidi, et kuhu on kadunud reklaamid siis arvutistes, ma olen tegelikult sama kontoga nagu sees. Ega ma enamasti arvutist vaatan YouTube'i ja seal ma ei näe reklaame, aga telefon näitab mulle reklaame ja pakub seda liitumist. Mina vaatan peamiselt hoopis telekast, nii et ja see on siis veel kolmas variant vaatamiseks, jah, kui sa oled konto on muidugi sama, eks ole. Konto on sama, jah, tõsi, mul telekat üldse ei olegi tänase seisuga ja seda ma ei ole nüüd proovinud, et huvitav, mis seal võiks juhtuda. Et on juhtunud nii, et üks asi, mille pärast võib arvata, et see YouTube võib minu jaoks olla nagu see kallim hind ka, et kuigi see mulle ei meeldi ja võib-olla alla neelatav, et mul on see
põhiline asi, mida ma telekast vaatan, et mul on pandud kinni kõik Netflixid ja Telia TV-d ja muud asjad, et telekanalid, kui ma tahan vaadata uudiseid, siis ma vaatan ERR-i pealt Aktuaalset Kaamerat, eks ole, mis on maksumaksja raha eest tasuta meile, aga jah, YouTube on põhiasi, mida ma tegelikult telekast vaatan ja võib-olla vast vaatan mingeid reklaamipõhiseid lisaasju, tubit või midagi muud sellist, aga siis rahalised teenused on mul kõik muud nagu põhimõtteliselt kinni pandud. Aga jah, et see ei ole ka muide ainus asi, mis nagu hinda on tõstnud, sest et YouTube'i hindadest nii palju veel, et ma tahtsin öelda, et 13.99 tundub isegi võib-olla meil positiivne, kui Eestis on küll hinnatõus, aga nii vähe, sest et ma sirvisin veidi foorumeid ja erinevaid portaale, mis siis üle Euroopa neid hindu raporteerivad ja jääb kõlama, et Soome kasutajad kurdavad, et siis tava YouTube Premiumi hind tõuseb 14.99 pealt 16.99 peale ehk siis 17 eurot kuus. Ja Itaalia kasutajad on siin mõned öelnud, et hind tõuseb 20,99 sendini tavapaketi eest ja 29,99 perepakett, mis on nagu röövimine. Just, et seda, mis ta ütles, et Itaalias tõusis perepakett 4 eurot, 26 pealt 2,30 peale. Aga meil see hinnatõus ju väga suur ju ei olnud, enne oli 11.99, eks ole? No mina 2 eurot. 12.49 oli enne. 1,5 eurot tõusis. Aga ma mõtlen, et perepakett tõusis 4 eurot, et see perepakett on endiselt nagu kahe inimese eest maksad või 6 inimese eest maksad põhimõtteliselt sama palju kui 2 eraldi paketti, eks siis võiks natuke vähem kui nii-öelda 2 inimesest on ja et see selles mõttes on kasulik küll, aga eeldused sul on siis piisavalt inimesi, keda sinna perepaketti liita, eks ole. Et teistpidi on jällegi see, et ma ütlen, see ei ole ainus kallinemist, juulis tõstis ka Tidal hinda, kes siiamaani oli muusikateenuse pakkujatest nagu ilmselt kõige parema hinna ja omaduste suhtega, sest et nad olid väga hea kvaliteediga, küll väike nišitootja, aga nad olid kõige odavam, sest nende perepakett maksis enne äkki 12 või 13 eurot ja siis läks ta 20 peale, et see oli nagu 60% hinnatõus. Ja et kõik on nad nagu järjest hindu tõstud, et see on nagu praegu kõik asjad on läinud kallimaks. Ja muidugi endiselt rõhutada tasub siin, et YouTube'i hinnastus on regioonipõhine, mis tähendab seda, et kui ikkagi keegi tahab sahker mahkerdada, siis on võimalik ilmselt teatud kavalustega natuke oma regioonidega trikitada, aga teistpidi ei pruugi see alati tõesti ka tulemusi anda, sest et ekraane keeratakse järjest rohkem kui kinni ja isegi kui sa kasutad seal mingit VPN-indust ja asja, siis sa pead olema väga tähelepanelik, et siis sa igast kontost ka seda teeksid, mitte nii, et sa umbes vaatad televiisorist, mis asub Eestis ja siis telefonist, mis asub kusagil Namiibias ja no lisaks sellele on see, et kui sul on suhteliselt uus ja mitte oluline Google'i konto, sa võid seda teha, kui sul on olemas Google'i konto, mis on olnud sul aastaid ja kus sul Gmailid ja olulised asjad on ja siis sa seal hakkad nagu sellega regiooni vahetama, siis võib juhtuda, et lihtsalt Google paneb sulle konto kinni või vähemalt teeb sul rakendab mingit sanktsioon, et see on väga selline ohtlik mäng. No ma pean küll mainima, et olles ise ikkagi maksnudki mingi Aafrika riigi elanikuna päris pikalt YouTube Premiumi eest, siis tegelikult ainuke asi, mida nad on kontrollinud minu kogemuses, on ikkagi just nimelt see YouTube Premiumi registreeritud konto ja koht, kust ma vaatan YouTube'i. Ehk et ükskord mingisugune aeg tagasi ma sain sellise hoiatava kirja, sest ma olin läinud laisaks ja vaatasin YouTube'i nagu Eestist. Ja siis saabus mulle mingil hetkel kiri, et kuidas see nüüd ikkagi niimoodi käib, et te olete kusagil teisel mandril, aga kogu aeg on seal. Peale seda siis ma olen kiivsalt YouTube'i vaadanud kogu aeg nagu läbi VPN-i nendel aegadel, kui mul see konto oli aktiivne. Ja siis oli kõik hästi, siis Google enam mind ei kiusanud, olgugi, et minu iseenesest igasugused kõikvõimalikud muud kontod, AI-d, Prod, paketid, Gmailid, need ei liigu ju kõik läbi VPN-ide. Et tegelikult mulle nagu tundub, et see Google'i rägastik on nii suur, et nende AI automaatika vist ise ka väga täpselt sellest sabast nagu kinni ei võta, et kes, kus, mis mustritega toimetab. Siin on selline jagamisring nüüd, et kuidas, kes, mis kontodega kuulab, siis mina, nagu ütlesin, ei ole premiumi maksja, aga ma ütleks niimoodi, et ütleme siis inimesed kõrtsis räägivad sellised lugusid, et mitte, et sina ise nagu Glen räägid, et sa oled Aafrika riigi elanik ja ostad sealt Gmaili kontoga endale YouTube Premiumi ja siis Eestis vaatad VPN-iga, vaid et sinu konto, millega sa ostad selle teenuse, võib olla siis selle võõrama riigi sees, aga sa ostad selle perepaketi ja perepaketti lisad oma tavalised Eesti kontod ja need pereliikmed on ikkagi eestlased.
see on see lahendus, mis peaks töötama, sest et siis see, kes maksab, see ei. Jah, aga seal on ka see, et nad ju kontrollivad, milliste riikide IP pealt sul asjad liiguvad ja nad ühele ütlevad, kuule, et sul ei ole sama household nagu Netflix ja Spotify teevad. No ilmselgelt, ega sa tõenäoliselt kontrollib seda täna mitte inimfaktor, vaid ikkagi mingi robootiline faktor ja ilmselt neid üritatakse neid tõkkepuid järjest kinni panna, sest ega täna ka ei ole üldse lihtne, noh kui vaadata ka need community'd ja Redditis gruppe umbes, et YouTube on liiga kallis, mis iganes grupid seal on, siis tegelikult ju seal kogu aeg jagatakse mingeid nippe, et näed, et see regioon veel toimib ja vaat see, et sealt regioonist saad võtta ja kui sa nagu viitsid võimelda, siis sa ilmselt saad oma mõne euro kokkuhoidu, aga noh, ütlen ka veel taustaks, et ka selle Aafrika riigi kuumakse, kui ma ei eksi, oli mul vist tol hetkel, kas oli mingi 6 eurot umbes. Et okei, muidugi seda on 6 või 7 eurot nüüd vähem, kui see ametlik, aga ma ikkagi kuidagi tõesti hakkan nagu mõtlema kogu selles üldises raha laviinis, mis meil tuiskab meie poolt minema. See 6 eurot lõpuks tegelikult ei muuda ju nagu mitte midagi, et kas see on nagu väärt seda nikerdamist, et noh, see on natuke nagu selline põhimõtte küsimus muidugi ja lõpuks, et sa lihtsalt nagu tunned, et noh, kurat kaua võib, et kõik muud kui tõstavad ja siis sa tahad nagu igat senti kokku hoida, aga noh, sellel on point. Reklaamides regioonidest rääkides sellest, et kui sa juba maksad, siis kasuta seda võimalikult palju ära, siis minul on nagu ka see asi, et minu telekas on mul see YouTube'i asukoht või see VPN-iga, ma olen USAs enamus ajast ja siis kui ma olen VPN-iga USAs, siis YouTube'i tekib tegelikult see filmide ja sarjade selline osa, kus siis on ka natukene päris ägedaid ja uusi filme ja sarju, et umbes nagu tasuta Netflix, aga muidugi see valik on suhteliselt väike ja see muutub niimoodi, et noh, iga kuu või ta roteerub hästi kiiresti, eks ole. Aga kui sa juba maksad, siis kasuta ära, eks ole. Seda küll, nagu teoreetiliselt võiks ka YouTube sinuga kurjustada, et sa oled ikkagi nüüd Eestis ja hoopis siis tahad olla hoopis USAs ja et mis. Ei, absoluutselt võiks, aga lihtsalt nagu nad ilmselt ei ole nii aktiivsed VPN-iga võitlema, kui on Netflix näiteks, et Netflix saab sama asja teha, aga seal on lihtsalt see, et. Või te Netflixist rääkides, kui sa seda just mainid, et siin olin mingi aeg tagasi Soomemaal, kus oli hästi suur televiisor meie ööbimiskohas ja seal olid Netflixi kontod ja ma hakkasin sealt mingisuguseid asju vaatama. Mul tavaliselt Netflixi kontot, noh, et viimasel ajal siin pole väga ammu olnud. Ja noh, seal siis puhkuse lainel vaatasin mingeid asju, mis jäid mul natuke pooleli, see oli mingid seriaal. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et pole hullu, et ma teen omal korraks selle Netflixi kontot vaadata oma asjad lõpuni. Ja see oli ka iseenesest huvitav kogemus, et Netflix mul Soomes pakkus kohe, et tule liitu meie ridadesse mingi 8 eurot kuus ja kõik on hästi. Ja siis, kui ma läksin nagu selle pakkumisega kaasa, siis seal, kus ma ostma hakkasin, seal oli selleks hinnaks juba 18 eurot kuus. Ja ma ei saanud nagu üldse aru, et mis toimub ja lõpuks tunduski, et see Soome regioonis oli nagu võti. Et kas siis tõesti on see Soome hind nii kallis või mul jäi ausalt natuke see segaseks, sest ma siis läksin sealt jälle ära ja siis ma hakkasin möllama oma VPN-idega ja vaatasin, mis mul telefonides toimub. Ja tegelikult õnnestus mul lõpuks saada siis küll see 8 eurone hind, aga see oli siis nagu selline proovi mingisugune pakkumine. Ehk et tegelikuks hinnaks ikkagi oli siis 12, aga noh reklaamides oli, et tule ja 8 ja sealt ikkagi selgelt ka tundus, et regioon määrab nagu väga palju, sest ma olin juhtumisi Soomes, olgugi, et noh, ma ise ju oma kontodega ei olnud soomlane. Selle regioonidega on veel selline asi, mida kiirelt mainida, et Netflixiga olen mina kogenud seda probleemi huvitavat nagu kurioosumit, et mõnikord, kui mul on vaja lennata kuskile ja teha tööasjus, siis ma olen laadinud alla, kui ma Netflixi klient olin, Netflixis mingeid asju nii-öelda offline vaatamiseks, eks ole, ja lennukis vaadata või niimoodi. Ja siis kui samamoodi, et mingi asi jääb pooleli ja siis mul tuli meelde, et hotellis, et oi, et aga mul oli see asi ju alla laetud ja pooleli ja siis kui ma selle tööle panin ja siis loomulikult mulle see seade uuesti seal hotelli wifi'sse ühendatud, siis ta ütles, kuule, selles regioonis pole see asi saataval, kuigi ma selle alla laadinud, eks ole. Et selles mõttes ka kuidagi veits kehvasti. Isegi kui sa oled selle nagu download inud oma regioonis ja sa lähed teise, siis see ei tööta enam. Noh, muidugi ühtepidi võib ka nendest teenusepakkust aru saada, et see on nagu keeruline maailm, kus seda piiri tõmmata. Aga no see on nagu umbes sama, et kui ma
reisin Saksamaale ja siis lähen Google'i otsingusse midagi kirjutama, siis ma saan kõik vastused saksa keeles ja arvatakse, et minu emakeeleks on nüüd muutunudki saksa. No see, kuidas keeleseaded ja asjad ei ole me isegi meie Google'i kontode peal kinni ja ma pean iga kord nagu telefoni, kui uue telefoni kasutusele võtan uuesti seadistama mingit keeli ja asju, see on jabur, eks ole, see võiks olla ju tegelikult kontoseadete eelistuste küljes. Aga teine asi on muidugi see, et tegelikult üks asi, kus meie Euroopa Liidus oleme failinud ja mõned Andrus Andip seda asja kunagi ajas, aga ajas poolikult on ikkagi see, et see Euroopa digitaalne ühisturg ei tööta, ehk siis tegelikult kogu Euroopa Liidus peaks meil olema võimalik parata sabu asju, eks ole, et see on nagu halvasti siiamaani. Peaks saama, aga no vähemalt ma lõpetan selle bloki siin positiivse noodiga, et vähemalt meil on YouTube Premium ka hinnatõusu järel pisut soodsam kui mõnes teises Euroopa riigis, nii et hea seegi. Jah, Eesti kahjuks ei ole number 1 jälle. Kurb. Kahju. Kuulge, enne kui me lähme veel selliste päevakajaliste praktiliste teemade juurde, siis te tahtsite jagada veel mõnda sellist huvitavat leidu või mulje Samsung Galaxy Foldi ja ka Watch Ultra kasutamise kohta, mis on nüüd ilmnenud viimaste nädalatega. Minul on tegelikult väga lihtsad muljed, ma olen nüüd, kui eelmises saates me rääkisime kelladest, nii et Meelis oli Ultraga olnud vahekorras ja mina vastupidi selle väiksemaga, siis nüüd võtsin ma ka Ultra ikkagi karbist välja ja panin käe peale, võtsin julguse kokku. See on tõesti suur, ma pean ütlema, aga aku vastupidavus, see on tõepoolest hea, et selles suures kellas on suur aku. Ja ütleme sellises tavalises kasutuses, mis minu puhul on täielikult spordivainulik. Ma ei ole jõudnud nädalat absoluutselt seda isegi vastu pidada või testida, aga minu praegune kasutus näitab, et keskmiselt 20% läheb mul päevas umbes akut ja kellaga ma ka magan. Nii et see on ju väga hästi. See tähendab, et siis isegi vaata, et 5 päeva võiks ju vastu pidada, aga tõsi, ma ei ole selle kellaga teinud mingisugust sihipärast sporditegevust, milleks ta justkui on mõeldud. Ja mis viis mind muidugi hoopis sellisele mõttele, et võib-olla ma olen maailmas üksi, aga ma tahakski sellist Androidiga nutikella, kus oleks mul siis Gemini, kellega ma saan vahepeal mõtteid vahetada ja vabas vormis oma probleemidest rääkida. Ja siis oleks seal mikrofoni kõlar loomulikult, Gemini jaoks ka, aga ma saan inimestega telefoniga rääkida, saan kõnesid vastu võtta, aga ma ei taha sukelduda kilomeetri sügavusele ja ma ei taha mängida kogu aeg golfi ja ma ei taha teha neid 100 asja ja ma ei taha mõõta oma skeletilihaseid ega üleüldse ma ei taha mitte midagi mõõta. Et miks ei ole olemas sellist kella, kus kogu seda mõõtmispoolt ja kogu seda mudru üldse pole, aga ilmselt teistpidi need asjad on vist niivõrd seotud. See on asi, mida sa saad müüa ja kuna sensorid on nagu nii olemas, siis. Just ilmselt need sensorid tõenäoliselt nad ei maksa siis nii palju või et ilmselt kui keegi tuleks välja sellise nutikella. Aga sinu jaoks ongi ju siis see tavaline Watch 9 või Pixel Watch. Aga aku ei pea vastu. No jah. Et selle Ultra puhul mulle väga meeldib, et aku peab vastu, aga muidugi see kell on ka suur, et ma saangi aru, et ilmselt tänu sellele see aku peabki vastu ja kui sealt võtta nüüd ära need skeletilihaste mõõdikud, ega see kell vist palju väiksemaks ilmselt ei läheks. Tegelikult praeguseks Eestist lahkunud OnePlusi kellad tegid nagu suhteliselt seda, mida sa räägid ja potentsiaalselt võiks sa teha ka Xiaomi Watch 5, mis lubas ka nädalast või ütleme 4-5 päevast aku kestvust, aga tegelikult siiamaani nad ei ole oma tarkvara korda saanud ja tegelikult ma võrdlesin siin selle Xiaomi kellaga samuti ja ma kunagi, kui ma seda testisin ja vist väga ei rääkinud sellest, sest et ta oli üsna pettumus, siis tegelikult mul tundus, et Xiaomi tarkvara on ka nagu paremaks läinud, kui ta vanasti oli päris hea, siis ka VROS-i põhine, eks, sest nende enda skin on see peal. Siis Samsungiga võrreldes ma sain kohe öelda, et kuigi mulle ei meeldi mõned valikud, mida Samsung on nende kellade juures teinud oma tarkvaras, siis on ta oluliselt parem, nii oluliselt viimistletum. Siin täitsa tekkiski mõte, et miks ei ole olemas, aga võib-olla muidugi on, kui mingid nurgatagusemaid community'd vaadata. Tegelikult ei ole, sest ega VROS-iga kellad, kui sa tahad Geminit saada, siis ilmselt ei ole. Ilmselt ei ole, et võib-olla olekski teine lahendus siis see, et see Gemini ei elagi sul kellas, et ta ikkagi nagu teeb kohe mingisuguse kõrge pingeühenduse telefoniga ja siis nagu telefoni kaudu seda infot küsib, aga võib-olla see ei toimiks nii hästi. Karmin tegi seda, aga muidugi see oli vist see, et ta töötas mitte Gemini, vaid assistendiga vist, et nagu vanasti veel, eks ole, et ma ei tea, kuidas ta tänapäeval töötab, pole ammu proovinud. Et ta oli lihtsalt Bluetooth ühendus telefoniga ja siis ta rääkis selle kaudu. Ma nagu näeks, et võib-olla oleks sellisel kellal turgu, mis oleks nagu vana hea Ridari S kell, selline must retro kell,
kus on ainult kuupäev, võib-olla sedagi ja saad rääkida siis oma autoga. Sinu soovil on üks, selles mõttes just kui soovid seda, et sa saaksid kellas rääkida Geminiga, et jätame kõrvale praegu selle, et ta kuidagi maagiliselt läbi telefoni seda teeks, eks ole, siis tegelikult teeb seda niikuinii mingil määral data mõttes telefoni kaudu. Aga sul on üks probleem, see on see, et Gemini tegelikult või üldse selline tark assistent tegelikult vajab üsna palju powerit kellas, mis tähendabki seda, et sul peabki olema nagu korralik, eks Wear OS-iga kell või Apple Watch või mingi selline asi, mis siis nagu ühesõnaga suudab nagu seda powerit anda ja mis tähendab kohe nagu aku koos tagasi andmist ja nii edasi, et kui me võtame siin Garmini või Huawei kellad või mõned teised, mille akud kestavad kaua, aga selle nii-öelda teiseks küljeks on siis see, et seal on lahe protsessor, mis ei ole selleks võimeline, eks ole, ja see on nagu kompromiss, et kumba sa siis tegelikult tahad, eks ole, kas sa tahad kaua kestvat akut või sa tahad nagu seda võimekust ja tegelikult sellepärast see oligi üks asi, mida ka Samsung ütles ja Qualcomm on seda öelnud, et miks siis nüüd on Samsung kellades ka see uus tutikas uhiuus Qualcommi protsessor, mitte Samsungi enda Exynos, ongi see, et Qualcommi protsess on siis eraldi NPU, mis on just selle on-device või kellas endas töötava assistendi või juturoboti nii-öelda käitamiseks, eks ole, mõeldud, ehk siis see Gemini peaks olema märgatavalt kiirem kui varem. Kas tegelikult on teine asi? No igatahes, või vähemalt potentsiaalselt tulevikus veel kiirem, eks ole, kui nad targemaks läheb. No igatahes, kui see Night Industries 2000 või Casio meie saated kuulab, siis ta võiks sellise retro kella teha, kus sees oleks ainult see rääkimisvõimalus ja hea aku ja siis mingisugune retro display ja oleks ju äge, sest tegelikult selline retro kellandus on praegu, ma ütleks, väga kuum teema. Eks sa tegelikult tahaksid hoopis Casio tüüpi kella, mis oleks samal ajal ka assistendiga. Just, vaat see juba hakkab veel lähemale minema sellele tõele, mis mulle tunduks nagu äge, sest et ikkagi need 80-ndate ja veel võib-olla vanemad kellad, nad on kihvtid ja neil on ju täna ka tegelikult oma nišš täiesti olemas. Need on väga populaarsed, mina küll ei saa sellest populaarsest aru, aga need on väga järjest tõusvad populaarsed. On jah, aga kui seal võib-olla sees oleks just veel see rääkimise pool ka, midagi muud ei oleks. No, see on omaette tootekategooria, mis näevad välja retro, tekitavad nostalgiat ja suuri emotsiooni ostjates, aga on nii-öelda täidetud siis kaasaegsema tehnoloogiaga, miks mitte panna sinna siis andmeside, mikrofon, kõlar ja assistent, päris hea kombo. Jah, aga välimus ja kõik võiks jääda selliseks retroks. Tiiserina võiks öelda, kui me räägime muusikateenuste kallimaks minemisest ja siis sellest, kuidas võib-olla selle asemel inimesed hakkavad oma muusikat kuulama, siis lähima paar nädala jooksul ma tegelikult tahaks võib-olla rääkida veidi meediaplayeritest ja sellest, kuidas tänapäeval muusikat kuulatakse ilma streaming teenusteta ja seal ka see retro on nagu väga-väga in praegu. Ei, no retrokellad tegelikult, nad on nagu ägedad ja noh, vormilt ja kõigelt, aga lihtsalt kui ikkagi sa oled nagu harjunud tõesti sellega, et sa saad kellega rääkida nii-öelda otseses kui ülekanded tähenduses juba täna, siis ausalt öeldes mulle lihtsalt tundub, et lihtsalt niisugust panna omale mingite osutite või numbritega niisugust nagu stiilikella, sest ei ole nagu mõtet või funktsionaalsuse mõttes on ta lihtsalt ikkagi kuidagi niru, et kui oleks jah, need asjad seal koos. Vot see oli see mõte siis, mis tekkis mulle just nimelt seda ultrat kasutades, ehk et selle pika jutu kokkuvõte on see jah, kui teil on palju raha ja te ei taha kella palju laadida või vähemalt tihti laadida, siis ultra on kahtlemata äge kell, millega siis tuleb kaasa loomulikult lõputuskoguses kõike asju veel, aga isegi kui te seda kõike asju veel ei tarbi ja endiselt seda raha on palju, siis tegelikult see on äge, aga ikkagi see kell on muidugi tõesti suur, ma ei tahaks seda veel rõhutada 5. korda. Mina tahaks rõhutada seda, et see kell ei ole suurem kui ükski teine suur kell, et kõik need tänapäeva spordikellad on suured. Kui sa võtad suvalise Huawei või Garmini või spordikelles, nad on kõik sarnased. Või Apple Watch Ultra samamoodi suure raske kelleks. No igal juhul on ta suurem kui Watch 9 ja igal juhul on ta tuntavalt veel suurem siis kui Pixel. Et selles mõttes, aga aku peab ka vastu, aga siis teine tähelepanek, mis mul on tekkinud Foldiga, olen seda nüüd ju kõik selle aja siis sellest algusest saadik, kui ma ta omale kätte sain ka seal käes hoidnud. Et tuleb tunnistada, et selle kõva P-ga passi formaadiga harjub tõesti ära ja nüüd peale seda. Mina ei harjunud ära. Peale seda, kui ma võtsin kätte tavalise telefoni, siis mulle tundus, et sellega on midagi pahasti, sest et see on ebaproportsionaalselt pikk ja imelik ja mida ma olen pannud tähele
miks võiks see Fold tegelikult väga hästi sobida, aga eelkõige just võib-olla olen täheldanud naisterahvaid, võib-olla ma lihtsalt vaatan need tagumikku rohkem kui meeste omasid, aga tihti on naisterahvastel tagataskus telefon. Ja mina ei saa aru, miks inimesed kannavad tagataskus telefoni. No vaat väga paljud naised ka nii teevad, teksade taskus on neil alati telefon. Kuhu sa jõuad oma jutuga, et passi ei kanna taga või? Ei, ma jõuan oma jutuga sinna, et neile sobikski väga hästi see Fold, sest et tavaline telefon alati serva pidi väljas. Sest teadupärast tagataskud naistel ei ole mingisugused meetri sügavused ja telefon jääb alati sealt nagu välja ja tegelikult selle peale on just ka ebamugav istuda. Aga Foldi ma olen ka ise kandnud selle sama mootorrattaga sõites, millest me loodetavasti ka jõuame rääkida, olen ka kandnud tagataskus ja väga okei, sest kui sa võtad just selle tavalise nii-öelda pika telefoni, siis on ta tagataskus ebamugav, sest ta on lihtsalt niivõrd pikk ja sul on nagu tunne, et sa istud või astud ta pooleks ja ta võib sealt välja kukkuda. Nii et igal juhul, kui te olete juhtumisi naine teksapükstega ja kannate oma telefoni tagataskus, siis Fold võiks olla see telefon. Muidugi ka Flipi võib panna tagataskusse, aga Flip on jälle mõnevõrra paksem. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et kahte asja tahtsin öelda. Esimene asi on see, et mina olen seda siiamaani ja mul tegelikult minu SIM praegu veel endiselt Fold 8 ja tunnistama, et kuigi ma kasutan seda iga päev, siis ma ei ole sellega päris ära harinud, nagu ma ka eelmise ülevaates, kirjalikus ülevaates ja isegi videos, mida ma tegin, mida saab Geeniuse lehelt vaadata, ütlesin, et endiselt, minul on vastupidine nagu selline efekt Glenniga, et kui ma kasutan seda, siis võtan nagu nii-öelda tavalise telefoni, vähemalt sellise, mis on võib-olla natuke väiksem, kui on S26 Ultra. Ja siis ma sain aru, et tegelikult mulle käes istub ikkagi selline, nagu Glenn ütles, et kummaliselt pikk telefon oluliselt paremini, nii et mul oli sama tunne umbes 1 nädala vältel tunnistama, täpselt sama tunne, aga mul on nagu muutunud. No minul on nüüd, mis mul on 4 nädalat olen ma kasutanud seda Foldi ja mul on ikka sama tunne. Aga samas selles mõttes ma ütlen ka kohe ära, et see on minu isiklik niši väide, mis tähendab seda, et nii palju, mida rohkem ma seda telefoni kannan ja mida rohkem ma seda inimest ümberringi näevad ja mida rohkem ma loen nagu veebavarustest, seda rohkem ma kuulen seda sama Glenni juttu, et ahah, et kasutasin 3 nädalat ja nüüd ma saan aru, miks see on tegelikult äge, ehk siis mina olen selgelt nagu ilmselges vähemuses ja see formaat on ilmselgelt tulevik, et see on juba praeguseks tõestatud. Küll, aga seal on tehniliselt üks teostus, mida tahaks ka kohe ära mainida ja võib-olla Apple lahendab selle ja võib-olla muidugi ei mahu seda tehniliselt lahendama. See ühesõnaga helivaljuse nupud ja lukustusnupp, ehk et nad on selle telefoni külje peal, väga loogiline. Aga kui sa võtad nüüd telefoni kätte portree režiimis, siis on põhimõtteliselt 2 varianti, kas need nupud on all servas või ülaservas. Mina kipun võtma telefoni millegipärast kätte niipidi, et need nupud on all servas, et kuidagi istuta mulle paremini kätte, aga sa võid ka võtta muidugi niipidi, et nad ülaservas, aga igal juhul on neid väga ebamugav vajutada, eriti kui nad on all servas. Need võiks olla dubleeritud, vähemalt lukunupp võiks olla, või no tegelikult helivaljuse nupud ka, et kui need vähegi mahuks sinna panna 2 paari. Mis sul probleemiks oli? Sul oli probleemiks see, et kui sa teed vertikaalselt lahti, siis teevad sul käe alla. Nad jäävad sinna alla serva, jah, ja kui mul jääb telefon nagu lukku või ma tahan helivaljust muuta, see on tegelikult ausalt väga kummaline koht. Kuidas sa võtad nagu vertikaalselt lahti voltides selle Foldi lahti või? Kui ma teen ta nagu lahti nii-öelda laiu pidi. Nagu raamatuna? Ei, mitte nagu raamat, või jah, nagu raamatuna, ütleme, ta jääb mul siis nagu 4-3 lai ekraanina. Siis on need nupud loomulikult sama koha peal, sest et raamat on mul samapidi käes, aga kui ma keeran ta nüüd nagu portree. Nagu kalender, seinakalender. Siis nad jäävad siia alla äärde. Siis nad jäävad kas alla või üles äärde, mis on tegelikult väga ebamugav ja Foldi puhul endiselt on siis see sama vastuolu ka, et kui ma teen ta raamatuna lahti, jäävad kõlarid vales kohta. Ma pean ta keerama siis portree režiimi. Seda küll, kõlari probleem on, aga nuppudasi on ikkagi Steve Jobsi tsitaat, et you're holding it wrong, eks see ei ole mõeldud. Ma olen nõus, sest et mitte keegi ei hakka panema teist paari nuppe sinna, ühegi tahvelarvutile kaasa. Aga miks ei hakka? Sest et ruumi on nii vähe, ilmselt võtab Apple isegi selle esimese maailma probleem, millest kedagi juvitas. Et tegelikult saad hakkama, kui see väga vaja on, saad ju helitugevuse jaoks saad tõmmata selle menüü alla ja teha seda ekraani peal, eks ole. Sa võid assistendile öelda, et pane heli vaiksemaks. Seda kunagi ei juhtu, tuleb nuppe juurde. Ükski teine tootja pole ühegi teise volitavad seda teinud ja juhtus seda ka selle puhul, nii et selles mõttes nagu asjatu lootus. No igal juhul, minul see lootus püsib, äkki Apple teeb seda, sest Apple rõhutan veel. Keegi teeb seda, siis kindlasti ei ole see Apple. Kõlareid on Apple pannud topelt.
kõlareid on kõlareid Kõlarid teine on asi, Samsung topelt, kõlarid on enamus muidugi. suuremad tahvelarvuti on kõlareid topelt, ka teistel tootjatel, eks ole. Lihtsalt seal on küsimus ruumis. Kõlareid on vaja. Te räägite korraga viimasel ajal. Meil ongi lihtsalt nii palju öelda korraga, sest Glen, kui sa tahad rohkem nuppe saada tuubeldada, siis me ei saa vaiki olla. Et viimase lõigu te rääkisite põhimõtteliselt koos ja ma proovisin nagu aru saada, et ühest kõrvast tuleb üks jutt ja teisest. Aga seda ei saa parandada, see ei ole nüüd ka kuulajad, kui te mõtlete, et meil on tehniline praak. Ei, see on lihtsalt see, mis juhtub, kui Glen Pilvre küsib, et ta tahab tuubeldada helitugevuse nuppu. Ma arvan, et lihtsalt hakkame siis vaidlema vahel ja see on hea raadio. See on mõistlik mõte igal juhul, mina tahaksin, et nupud oleks seal, sest siis on hästi. Ehk et praegu on kõlarid ja nupud valede kohtade peal, aga mis sellel telefonil tõesti siis ka veel on konkreetne puudus ja see sõltub ka ilmselt autost, kus te oma telefoni laete. Minul konkreetselt on juhtumisi selline auto, kus on juhtmevaba laadija ja see telefoni juhtmevaba laadija siis ei asetu kohakuti auto juhtmevaba laadijaga. Et ma pean tegelikult panema siis omale telefoni mingisugune Lego klots sinna alla, et see telefoni libiseks nii alla. Aga teisalt proovisin ka sellises autos nagu Xpeng, kus on laadija tasapinnaline, et telefoni libise kusagile nurga alla ja tuleb tunnistada, et Xpeng laadis Foldi väga hästi. Nii et ilmselt see sõltub nagu autost, aga tasub arvestada seda, et kui telefon ei ole standardse suurusega, siis võib tulla üllatus. Mitte ainult, selles mõttes siin on nagu see probleem on kahepundiline, et üks on see, et tegelikult Samsungi süüs selles mõttes otseselt ei ole, et nad tegid väiksema telefoni ja see ei ole ainult autode probleem, see on ka tegelikult standardsete juhtmevabade laadijate probleem, et telefon nende jaoks liiga madal, ehk siis see koil on teise koha peal, aga see on lihtsalt uue form factori probleem, eks ole. Teine küsimus on pigem see, et autotootjad on teinud natuke kehvasti neid laadi, mis ei ole nagu mõelnud tuleviku peale, see on üks asi ja teine asi on see, et tegelikult me jõuame jällegi magnetite poole, ehk siis autotootjad võiksid teha magnetitega laadijad ja Samsung võiks panna oma telefonidele külge magnetid nagu MagSafe. Sest imelik on see, et kui Apple'il on MagSafe olnud tegelikult juba, ma ei tea, vist 10 aastat varsti või 5 kindlasti ja siiamaani autotootjad tegelikult ei ole oma juhtmevabade laadijatele magnetid külge pannud, mis tegelikult võiksid ju olla, eks ole. Ehk siis siin on nagu pigem, ma ütleks mõnel määral ka autotootjate kapsaaeda see kivi. See ei olnud mõeldud kuidagi nagu Samsungit alustama, et see ongi lihtsalt tähelepanek, mis on tekkinud seda telefoni. Mina viskaks küll ka Samsungi kapsaaed ühe teise kivi, sellega seoses, millest äkki juba rääkisin, aga võib-olla rääkinud, et see kaamera riba on püstine, ta võiks olla pikuti, sest siis ta telefon kõiguks vähem laua peal ja siis mahuks sinna taha ära ka siis magnetiga rahakotid ja akupangad, mis praegu lihtsalt ei mahu, sest telefon on lühik, eks ole, et see on lihtsalt lahendatav kaamera asendi muutmisega. Mina oma põhimõttest praegu kinni pean, siis ma ütleks, et tehke kohe mitu kaamera riba, et üks on ühte petit pikk. Argo, ei, siin läheb käest ära nüüd. Oota, stopp, ma ütlen ikkagi ühe asja veel, see ei puuduta üldse seda Foldi, aga see puudutab üldse Samsungi ilmselt kasutajaliidest ja ilmselt inimesi, kelle vanus ei ole ühekohaline. Nimelt, miks kuradi pärast on Samsungi see aku näit seal vajab mikroskoopi selle vaatamiseks. Ehk et see patarei või aku, mis sümbol seal on, no see isegi kirbu väljaheide on selle kohta kompliment. Ja ma olen nõus, et see on väike ja see tegelikult tehti suuremaks, oli vahepeal veel väiksem, aga siin on jällegi mingi, ma ei tea, kas on Apple'ilt kopeeritud või see on mingi tööstusharu trend, sest kõik kipuvad seda tegema, et panevad nad sinna selle numbri sinna aku ikooni sisse ja teevad see hästi väikseks. Aga no nagu... Pixlil ei ole see nii, Pixlil on ka see number seal sees, aga see kõik on suurem. Ja seda on tegelikult väga selge, hea. Mina tegelikult eelistaks igal ja mõned Hiina tootjad seda ka pakuvad, aga mitte kõik on see, et ma tahaks seda näha ainult numbrit, mul just ikooni tarvis, laske mul see ikoon ära korist, andke mulle number. No mida iganes, seda võiks teha lihtsalt suuremaks, sest muidugi sa võid hakata tõmbama mingisugust kolmandate osapoolte launchereid. Mina lõpuks panin sinna üles serva mingid widgetid ja muide ütlen ühe sellise häkkeri nõuande veel, et kui te juhtumisi tahate oma telefoni siis Foldi täpsemalt siis moondada selliseks, et selles tahvli vaates, eriti portreerežiimi tahvli vaates, ei oleks kõrvuti nii-öelda siis need Google Feedi pealkirjad kahes tulbas, kus te ainult lühendeid näete, siis see võimalus on olemas, kui arendaja režiim sisse lülitada ja lülitada siis maksimaalse, kui ma nüüd valesti midagi ütlen, siis ma ei vastuta. Maksimaalne laius on see. Jah, maksimaalne laius või maximum width on see inglise keeles seal. Või oli see minimum width, üks nendest kahest see oli. See on PPI number
ja selle numbriga võib eksperimenteerida, sest see vaikimisi on vist mingi 530, aga sinna võib kirjutada mõnevõrra väiksema numbri ja siis telefon hakkab kohe ümber positsioneerima asju, aga olge hoiatatud, need ei ole seadistused või sätted, mida niimoodi kergekäelselt lahmida. Seal võib kergesti midagi ära rikkuda, mingid. Ja sa võid rikkuda niimoodi ära, et sa ei näe enam lõpuks oma telefoni ekraanil üldse midagi. Nii et ärge kindlasti seda kodus järgi proovige, kui te ei ole kunagi mingid arendajate seadistuses möllanud, aga see on võimalik. Nii-öelda jutumärgis häkkeri asjadest rääkis, siis ma võin jagada korraks, mida eelmine nädal vist ei rääkinud ühe seiga selle sama telefoniga. Nimelt mina proovisin siis alternatiivset launcherit lihtsalt huvi pärast Niagarat, mis mulle tegelikult meeldib, mis on hästi minimalistlik ja üllatus. Esiteks töötas ta sisemise ekraani peal 2 tulbana. Mis käibki välimisel ekraanile, sisemisel kindlasti 2 tulbana, mis oli hea ja lisaks see, et erinevad Hiina tootjatest Samsungil sai teha selle Niagara launcheriga kõiki asju, kaasa arvatud seda multitaskingut ja mitut äppi korraga ja kõik töötas välja arvatud siis see, et see dokk, mis alt näpuga tõmmates välja ilmub, see ilmunud, eks ole, nii et üllatavalt positiivne, aga lõpuks juhtus see, et mingi 3 päevase kasutamise järel võtsin telefoni laua pealt ja telefon ütles mulle, et telefon tuleb taas käivitada süsteemi konfiguratsiooni salvestamiseks või midagi sellist. Mina mõtlesin, okei, et mingi uuendus on, tegin selle restardi ära ja siis mul oli see Niagara vaikimiselt läinud ja Samsungi launcher oli tagasi, aga see ei olnud mitte tagasi niimoodi, nagu ma ta jätsin, ega ka ei olnud ta tagasi niimoodi, nagu ta teha seadetes alguses karbis tuleb on, vaid ta oli mingisuguses vahepealses konfiguratsioonis, mis oli mul mitu päev või panna varem tehtud. Ehk siis ta taastas mingisuguse vaikimisseadistuse mingi aja tagant ja lisaks mulle tundus, et ta ilmselt lihtsalt killis ära selle Niagara launcheri, et see jaoks vaikimisi launcher ja siis ühesõnaga lisaks ta killis ära vist kõik vaikimisi äppide seaded, näiteks Google Wallet ei olnud mul enam vaikimisi wallet, vaid Samsung Wallet oli tagasi, eks ole, nii et ma ei tea, kas see oli nagu selle Niagara launcheri pärast või see oli lihtsalt mingi selle Samsungi One UI mingi crash, mis oli väga-väga kummaline ja ma arvan, kui ma oleks tavakasutas, ma oleks väga frustreerunud, aga minu jaoks oli naljakas. No igal moraal on selles, et kui te oma telefoni nüüd seadistate ja tõmbate muid launchereid ja või veel hullem, lähete arendaja valikutesse sisse ja hakkate seal möllama, siis kindlasti meie ei võta mingit vastutust selle eest, kas teie telefon plahvatab. Et kas telefon plahvatab, sulab ära või läheb hoopis kasutuses paremaks, aga need annavad lisavõimalusi juurde ja kellel on igav ja kellele mingid asjad ei meeldi, siis saab neid seal parandada, aga tõsi, võib-olla jah, ei pea seda siis soovitama. Jaa, selline ülevaade siis Samsungi veel muljetest. Kuulge, aga ma arvan, me peame minema nüüd ikkagi 2-rattalise elektrisõiduki teema juurde, sellepärast et kui me sellest tänases saates ei räägi, siis kuulajad tulevad tõrvikute ja hangudega ja nõuavad meilt, et lubaduste täitmist. Sellepärast, et mitte Meelis, Glen, sina oled, sinu käsutuses on olnud üks üsnagi huvitav sõiduk ja muljed on sellised, me kahjuks ja kõigi teised sellega proovida sõita saanud ajalistel põhjustel, aga see sõiduk on ka selline, mis nõuab ju teatavasti teatava kategooria juhiluba. See on mootorratas Hondalt, mis on siis täiselektriline, on see nii? Täpselt see nii on ja ma ei teagi, miks on põhjus, miks me digisaates räägime mootorratast, aga võib-olla sellepärast, et aga see tundub juba huvitav. See on digitaalne, sellepärast, et seda juhib tarkvara ja igast vabandusi võib-olla leiab veelgi. Ja võib-olla on ikkagi ka meie saate kuulajate seas inimesi, kes juhtumisi on mootorrattaga mingeid kokkupuutepunkte omanud, sest tegemist ikkagi täiselektrilise mootorratta klassis olevate mootorratastega, minu lause läks nii pikaks, et ma juba alguses unustasin ära, ei ole väga palju. Ehk et mootorrattaid ja elektrifitseerimist on nagu väga keeruline panna kokku, sest tänapäevane akutehnoloogia on selline, nagu ta on ja elekter kaalub ikkagi väga-väga palju. Ja sellepärast pannes mootorratta külge aku, hakkab muutuma mootorratas raskemaks järjest, aga ei sõida sellegi poolest väga kaugele. Ja kui panna veel raskem aku, siis ta läheb veel raskemaks, aga ikka väga kaugele ei sõida. Ja kui sa kõike seda veel dimensioneerid, siis muutub ta lõpuks ka nii kalliks. Ehk tegelikult ega täna need graafiku peal need jooned väga hästi ikkagi nagu mingisuguses magususpunktis nad ei ristu ja sellepärast tuleb Honda kiituseks öelda, et on äge, et Honda on ikkagi läinud vähemalt selle projektiga nagu lõpuni erinevalt oma autoprojektidest, mida ta ju kevadel tõmbas mahlaka kriipsuga maha elektriautosid, siis võib-olla see mootorratas ei olnud siis nii hinnaline või et nii suuri summasid korstnasse ei pidanud kirjutama ja nad tegid selle valmis. See on Honda 2V N7
räägitakse, et seal on mingi seos nagu Naked mootorrattaklassi ja tuulega, mis algab inglise keeles 2V-ga ja mida see 7 tähendab, ma ei tea. nii et ta on selline väikest sorti mootorratas, võib-olla võiks ta panna Honda Horneti seeriaga kõrvurti või noh, nagu see paljas klass on, aga ta on siis täiselektriline. seal on 9,3 kilovatt-tunnine akupakk, see on vist brutomahutamas, kui ma ei eksi, neto on mõnisada vatt-tundi ilmselt vähem. Ja see akupakk on muidugi disainitud nii, et ta on ka sellise välimusega, et seal on üks suur kandiline akupakk, et see on nagu esimene asi, ma ei tea, kui taotluslik see on. No ilmselt on, et Honda oleks võinud võib-olla kuidagi selle akupaki ära maskeerida, sest igasuguseid paike ja muid rattaid tehes välimusega saab ju väga palju tuunida nende kondlite ja muude asjadega ja akupaki oleks võinud laduda sellest 500 pluss elemendist minu arust ükskõik mis kujuga. Aga Honda on otsustanud selle laduda nii, nagu te oleksite keskmises suuruses kummuti sinna mootorratta külge pannud. Ja siis see on seal kandiliselt niimoodi eksponeeritud, nii et ta on nagu visuaalselt ka ikkagi väga nähtav, et seal on küll midagi teistmoodi tavalise mootorratta. Aga välimus on see, mida sa näed, kui see masinaga sõidab mööda Glen või keegi teine. Aga kui sa ise oled selle sadule, sa sõidad, võib-olla ütle meile, kui ütleme mina ja minu teada Meelis, me ei ole kumbki mootorratturid, mis teeb elektrilise mootorratta erinevaks bensiinimootoriga masinast, sest et elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto vahel on suur vahe. No täpselt see sama vahe on ka mootorratta puhul, et see toob nagu nii hästi jällegi võib-olla esile sellise tänase sellise koolkondliku lõhe võib-olla võib isegi nii öelda, et kuna mootorrattad on jäänud ikkagi suures osas bensiini peale ka täna erinevalt autodest, mis juba ju viimased aastad järjest rohkem sahistavad elektriga, siis mootorratta puhul ilmselgelt see sama probleem, et aku on raske, tõmbab väga suure kriipsu peale sellisele kasutusele, milleks mootorrattid palju tehakse ja see on ju matkamine. Ehk et isegi omades bensiiniga mootorratast, minu põhiline mootorratta kasutus nii harva kui seda on ikkagi pikemad sõidud. Et just nimelt see, et ma panen kotid ja muud kompsud sinna külge ja läheme ikkagi mingitele 100 või 1000 kilomeetri pikkusele retkele, kus on vaja ratast ruttu laadida ja siis palju sõita ja selleks elekter ilmselgelt ei sobi ja sestap ei ole see sihtgrupp nii selgelt võtta, kes täna seda ostaks. Aga see mootorratas ikkagi väga eredalt tõestab taaskord, kui võimas on see elektrikilovatt ja newtonmeeter, mis sealt välja tuleb. Et tal on siis nominaalkilovatt kõigest 18, teda on saadaval ka 11 kilovatisena, siis ta liigitub lausa A1 alla, A1 on siis see vahepealne kategooria, mis võrdub bensiini maailmas minu arust 125 kuubikuga. Aga A2 on see kategooria, mis võrdub sellise algaja motojuhiga. Ehk et ta läheb siis selle A2 alla, kui ma ei eksi, oli see vist, võib-olla ma eksin, ma ei hakka kilovatti ütlema, kas mingi 20 või mis iganes pidi olema allpool. Aga elektri nominaalvõimsus teadupärast on selline mõnes mõttes konservatiivne number, et tegelikult tippvõimsust peaks sealt rattalt laekuma siis 50 kilovatti ringis ja newtonmeetreid peaks olema 100 ringis. Ja 100 newtonmeetrit tegelikult võrdub keskmiselt 1000 kuubikulise bensiinimootoriga. Nii et kui juba need numbrid... Mis on ikka võimas? Mis on võimas jah, et selline 1000 kuubikuline rida 4 ratas on umbes samasuguse väändega ja erinevalt siis sellest bensiinimootori analoogist tuleb see vääne muidugi kohe. Et see sõidu feeling lihtsalt on nagu jaburalt rõõmus või ma ei tea, mis sõna see on, et sul on see vääne ja see tõmme, see on nii kohe võtta ja see on vaikselt ilma mingil plärinata võtta, et tal on tippkiirus siis 130 kilomeetrine tunnis piiratud, nii et sellise paigimaailmas muidugi öeldakse, et sealt alles tõelised kiirused algavad ja see on täiesti tõsi, et maanteesõidus loomulikult võimas mootorratas just kiirendab sealt 100 kilomeetrist tunnis 200-ni ja veel rohkemgi niimoodi, et suu on kõrvuni, aga mitte enam kauaks, sest see on täiesti ebalegaalne meie oludes. Aga sellise mootorrattaga sa saad tegelikult legaalsetel kiirustel ka väga laia naeratuse. Ja ta on selline linna huligaanitsemiseks nagu erakordselt äge ratas. Ma ei teagi täpselt sekundeid, palju ta selle 100 kilomeetrise kiiruse saavutab, jäi mul see seni veel testimata. Ma arvan, et see on kusagil seal 3-4 kandis, ilmselt sõltub ka mingist pidamistest ja asjadest. Et ta ei ole loomulikult mingisugune, ta ei ole nagu nii kiire, et ta prooviks sind ära tappa.
aga ta on nagu täpselt nii kiire, et ta on nagu kohe nagu mõnusalt rõõmsaks tegevalt kiire ja kuna see võimsus on kohe võtta ja ilma mingi plärinata, siis see tegelikult annab just aimu ja paneb nagu kahetsust tundma, et miks ei ole meie või keegi teine geniaalsem inimene leiutanud ikkagi viisi, kuidas saaks selle elektri võtta kaasa kergemalt. Sest see elektrimootor see küljes on nagu üli võrdes äge ja kui sa vaikus on ikkagi väga alahinnatud omadus minu arvates mootorratta puhul ja võib-olla olen ma siin vähemuses, võib-olla tahavadki enamus võtta mootorratta küljest ära kõikvõimalikud pütid ja siis need paugud lasta otse naabrite kõrvadesse. Aga tegelikult on jube äge, kui sa jääd mootorrattaga ristmikul seisma. See ristmik on näiteks kusagil natuke looduslikus kohas, kus on võib-olla isegi muru ja mõned puud ja sa kuuled, et muru sees on ritsikas ja puu otsas on lind ja sa kuuled kõike seda. See on kuidagi, see on nagu äge, sa jääd nagu seisma ja sul on täielik ühtsus, audio ühtsus loodusega. Ja kui sa hakkad sõitma, ei kao see ühtsus ka kuskile ära, sest see on praktiliselt hääletu, ta teeb sellist elektrimootori vilinat, mis tõttu muidugi keegi ei kuule. Et kui sa sõidad sellisel rahulikumal teelõigul ja inimesed võib-olla tahaksid hüpata ootamatult teele, siis nad ka seda teevad. Sest et ei kuule, majade vahel sõidad seal 10-20 kilomeetrit tunnis. Ja mul on olnud juhuseid küll, kus ma pean olema väga-väga ettevaatlik, sest et on harjutud, et kui midagi tuleb, siis ta on suur või vähemalt pläriseb. Nüüd kirjutab meile suur hulk kuulajaid, kes ütlevad, et ühe õige ratastel masina põhivõlu on see, ta teeb palju müra. Mina ei ole ka müra fänn, et mulle meeldib ka elektriautod, et eriti kui sa tunnetad seda, kuidas ta sul selja tõmbab istmesse kinni ja samal ajal on hiir vaikne, siis see on nagu äge, aga on väga palju inimesi, kes sellega nõus ei ole. Ilmselt ja seda ma kusagil oma jutu alguses jõudsin seda mõelda ja ilmselt mitte üldse võib-olla öelda, kui Hans just küsis, et selle mootorratta ja elektri kohta. Tõenäoliselt ongi olemas palju selliseid nii-öelda vanakooli inimesi vähemalt mõttes, kes kuidagi tõmbavad võrdusmärgi, et mootorratas võrdub mürin, mootorratas võrdub käikude vahetamine ja mootorratas võrdub kõik see ajalooline väärtus, mis siis seoses bensiinimootoriga sinna tuleb. Aga ma ütleks siinkohal, et paljud nendest, või ma võin muidugi üldistada, võib-olla on ka inimesi, kes tõesti istuvad selle elektrimootorratta selga, teevad sellega ära mõned tiirud ja ütlevad, et see on üks ilge jama. Aga ma ei ole neid inimesi kohanud. Ma olen seda mootorratast täna andnud proovida ka nii mõnelegi oma motosõbrale, ka sellistele, kes sõidavad päriselus väga-väga kiirete bensiiniratastega. Oleks olnud ka mõnele Harli kasutajale? Ei, muide, ei ole. See on, kui Harlet mainisid, ma siin käisin mingid nädalapäevad tagasi või oli see natuke rohkem, toimus meil vanasõidukite või siuke mingisugune paraad või juubeli sõit või mis iganes. Ja sõitsid siin ida poole Eestis ja läksin ka, tegingi selle mootorrattaga siis testsõidu Loksale. Ehk siis oli nagu hea kaugus, võib-olla jõuame veel korraks selleni ka, et kaugele ja kuidas siis saab, aga Loksal panin siis selle ratta kiirlaadiasse ja muidugi see tõmbas sama palju pilku nagu üks vanasõiduk, sest kõik, kes sealt kiirlaadiast mööda läksid. Mõttes sikkel on laadja küljes. Oot, täpselt, et laadias on sikkel ja muidugi minu õnn, et ma olin tsikliga, sest et tervitused sellele džiibi mehele, kes oli parkinud autokoha kinni selle laadja kõrval. Nii et sinna ei oleks ka saanud ükski elektriauto minna, sest et loomulikult miks mitte, kui mul on džiip, siis ma ju loomulikult pargin sellega elektrilaadja koha kinni. Aga ma mahtusin oma motikaga sinna vahele, pissin kaabli järgi ja tuli erinevaid inimesi mööda. Paljud küsisid minu käest, mis toimub, sain rääkida, mis toimub ja kuidas. Aga siis ma olin üks meetri paar eemal ja siis tulid sinna mingid Harley mehed. Ja nende juttu oleks peanud salvestama, sest nad jõudnud ära kiruda, kuivõrd lollakas nõme ja totter leiutis on elekter ja mootorratas on. Selline junn, see on täielik, et Harley tegi ju kunagi ka seda laivu äärt, kui halb mõttes see oli ja kuidas see on ikka täielik läbikukkumine ja nüüd Honda on teinud sellise asja, see on küll uskumatu ja siis ma läksin nagu veidike lähemale ja tegin nagu asja, ütlesin, et tas on küsimusi ja siis meeste toon kohe muutus. Mehed olid kohe, et see on päris huvitav mõte ikkagi ja et elekter ja ma nagu küsisin, et kas te olete sõitnud, et kas te olete proovinud elektrimootor. Et nende see mõttelaad oli ikkagi see, et tegelikult nad ei ole sõitnud ja seal küll hetkel ei olnud seda võimalust neile seda vägisi sõitmiseks anda. Aga ma ütleks, et kui te olete juhtumisi Harley mees ja täiesti heas mõttes Harley mees, siis kui teil on võimalus, sõitke selle Hondaga, ilmselt jõuab ta ka esindustesse, lihtsalt proovige sõita elektrimootorrattaga.
see feeling ja see tunne on lihtsalt niivõrd teistsugune ja kui siis ei meeldi, no muidugi, inimestel on vaba valiku, arvamuse, vabadus. See on väga õige sult, et proovi ja siis hinda. Ja, aga ärge arvustage enne, et kui te näete mootorratast kiirlaadijas, ei ole mõtet lennata kohe peale jutuga, et see on maailma kõige idiootsem leiutis, et näed, et nüüd ta on umbes siin juhtme otsas, et kaugemale ta ju ei jõudnudki. No kurat, kui kaugele ma siis pidin jõudma, eks ole, ma selle laadija juurde pidingi jõudma. Yeah. Aga räägi siis võib-olla ka see kõige tähtsam osa ära, et kui palju sellest akupakist, mis seal nii paljastatud on, energiat jagub, et palju kilomeetrit sõita saab? No, ja kui kiire laadimine on? See on ka oluline. Seal on mõned aspektid, mis on huvitavad ja et loomulikult see akupakk, mille numbrites suuruseid ma juba ütlesin, keskmiselt ratas kulutab mõistlikul linnasõidul seal umbes 7-8 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Nii et kes nüüd juba krõbistab arvutada, saab teada, et linnas saab tagagi sõita üle 100 kilomeetri. Aga seda siis juhul, kui me arvestame täieliku akupaki kasutatavusega, mida aga elektri puhul me enamasti ei kipu tegema, sest et kui juba alla 20% on laetuse tase, siis tegelikult sõidurežiimid kärbitakse väga ära, jäetakse alles ainult see kõige lahjem. Ja tegelikult sinna tabloo peale juba ilmub ka kilpkonna kujutis lausa. Nii et tegelikult alla 20% pigem ratas annab sulle nüüd kohe märku, et parem otsi nüüd kodu või mingi laadija ja ta ei prognoosi siis enam sõidu ulatust. Nii et see nagu tekitab veel täiendava sellise paanikahoo, et mis siis nüüd saab, et ennem sa nägid kaugele ma saan sõita ja kui alla 20% sa ei saa sõita. Ja teine osa on siis ülemine ots, et noh, nagu ikka enamik tänaste liitium-ioon akusid, mis ei ole siis seda raudfosfaatkeemial, on ikkagi soovitav igapäevaselt laadida 80%. Ja kui sa ka seda mootorratast siis niimoodi tarbid, see valik on seal menüüs olemas, siis tegelikult jääb ikkagi sinu selliseks mõistlikuks kasutuseks vahemik 20-80, mis on tegelikult ainult 60%. Ja siis võib nüüd igaüks uuesti arvutada, saab ta teada, et linnas saab ju selle 60%-ga siis võib-olla sõitagi 6-70 kilomeetrit ja kui ta nüüd juhtumisi Loksa poole hakata sõitma, siis ikkagi nii kaugele ei jõua, et mina hakkasin Loksa poole sõitma 90%-lise akuga umbes ja oli mul tagant tuul ja ma sõitsin umbes 100-ga, natuke aeglasemalt isegi, nii et ma ei kihutanud, ma oleks võinud seal 4-realisel sõita ju tegelikult kiiremini. Ja Loksa kiirlaadiasse jõudes oli mul 20% kandis ja isegi alla selle. Aga tagant tuul mängis rolli ja see kilometraaž oli umbes 70, aga tagasi tulles oli olukord teine, sest et tuul ei olnud suunda muutnud, aga mina olin. Ja Tallinnasse jõudes hakkasin ma ka siis sealt Loksalt umbes 90%-lise akuga sõitma, sest et see viimane laadimisots on lihtsalt nii aeglane, et isegi kiirlaadias, kiirusest on väga vale rääkida. Ja jõudsin kohale tegelikult isegi siin vist 10%-lise või alla selle akuga, et mul ikka tekkis vahepeal täitsa tunne, et ma pean ikkagi kiirust oluliselt langetama. Nii et tegelikult maanteel see kulu ikkagi hiilib sinna 11-12 kilovatt-tunni kohta 100-le. Ja kui nüüd need numbrid panna siis selle aku mahutavuse võrrandisse, siis on selge, et maanteel täis aku puhul võib-olla realistlik on sõita 7-80 kilomeetrit ja kui ma veel arvestan selle vahemikuga, millest ma siin nüüd pingsalt rääkisin, siis võib-olla ainult seal 50-ga. Nii et kokkuvõttes ta ikkagi on selgelt selline linna lähiratas. Ta on selgelt ratas inimesele. Aga see kõlab ka nii, et Eesti on nagu just selline riik, kus selle rattaga nagu ei sobiks sõita, et see sobiks ühte suurde linnastusse, mõtled Tokyot, Mexico Cityt või enda Los Angelest, et sa sõidad linnas sellega või siis nii väikses riigis, kus sa saad sõita ühest servast teise selle ühe akulatusega, aga Eestis ei ole nii suuri linnu ja samas 70 või 100 kilometriga sa ei saa lõunasse ega läände ega itta. No siiski, ma jääks siin võib-olla kas nüüd eriarvamusele, aga tuletaks meelde, et Eestis ikkagi on inimesi, kes võib-olla elavad just sellises perimeetris nagu Keilad või Kohilad või Viimsid näiteks või muud sellised kohad, mis ei asu päris 6-7 kilomeetri kaugusel linnast, aga veidi ikka kaugemalt. Samas on ka üle riigi väga palju kiirlaadijaid, et palju ta siis ütleme maksimaalselt seda voolu sisse võtab, kui sealt täitsa tühjana jõudnud juba kiirlaadija juurde. Sest meie võimsamad on ikka siin juba 300-400 kilomeetrit. No jah, seal on nüüd tegelikult selline lugu, et tore on, et see tõepoolest Honda on sinna külge paigaldanud siis ka mõlema laadija pistiku või selle
kombopistiku, kus on siis sees nii alalisvoolulaadija otsik kui vahelduvvoolulaadija otsik. Teadupärast näiteks BMW roller, millega ka mõni aeg tagasi siin sai sõidetud, just rääkisime ka meie oma saates sellest, et see E04, ma ei eksi, seal küljes ei ole alalisvoolulaadijat, seal on ainult vahelduvvoolulaadija pistik. Ja erinevalt näiteks Soomest, mille kogemus on just hiljuti oli, siis Eestis on meil suhteliselt vähe neid vahelduvvoolulaadijaid avalikke. Et meil kipub olema enamik avalikud laadijad just nimelt kiirlaadijad, kus on ka alalisvoolu otsik ja see ju sinna ei sobiks, kui sellist otsikut seal ei oleks, aga Hondal on. Et selles mõttes ta sobib Eestisse väga hästi, sest enamik laadijate otsikud sinna väga hästi lähevad. Aga kiirusest rääkides ongi nüüd teine vastuolu, et see, et tal on kiirlaadija otsik, ei tähenda, et ta saab nüüd sekundiga täis laadida, kui sa juhtumisi lähed mingi 300 kilovatisesse laadijasse. Et tegelikult kiirlaadijas võttis ratas maksimaalselt vastu 23 kilovatti, kui ma ei eksi. Et keskmiselt pigem jäi see kiirlaadimise kiirus sinna 10, 11, 12 kilovatti juurde. Kui sa alustad 20% akuga laadimist, siis tegelikult laadimiskiirus oli umbes 16-17 kilovatti ja siis ta 50% juures kerkis üle 20 ja siis ta hakkas jälle kohe langema. Nii et ta siis laeb umbes maksimaalselt 2 korda kiiremini seda oma akupakki. Aga reaalsuses tähendab see tõesti seda, et mida Hondaga lubab, et kui sa lähed 20% akuga kiirlaadijasse, siis poole tunniga saad sa 80%. Ja see väide vastab tõele. Ehk et täpselt nii kaua kulub, aga 80 edasi hakkas kuluma juba kaua, nii et 80-100-ni. Küsimus ei ole laadimiskiiruses enam kiirlaadija võimsuses tähendab, vaid küsimus ongi laadimiskiiruses ja see paratamatult kukub. Aga jõudes veel jutuga nüüd korraks sinna välja, et ühtepidi on Eestis tore, et meil on kiirlaadijad, kus sellist ratast laadida. Aga teistpidi on ei ole mitte nii tore see, et kiirlaadijad enamasti küsivad ka oma võimsuse kohaselt hinda. Ehk et kui te lähete nüüd juhtumisi mingisugust sellises kiirlaadijasse, kus on, ma ei tea, 300 kilovatti posti peale kirjutatud ja kus kilovatt-tunni eest küsitakse 50 senti ja siis pisikene Honda mootorrattake laeb seal oma 20 kilovatiga kõige rohkem. Siis ilmselgelt sa ei tarbi kauget keraseda ressurssi, sa maksad meeletult üle. Et selles mõttes oleks tore, kui meil oleks ka selliseid laadijaid võib-olla nagu Soomeski, et neid vahelduvul laadijaid oleks palju. Et tegelikult Honda ise ütleb ratta puhul, et selle võib ühendada siis koduse laadijaga, mille võimsus on, ilmselt see on kuskilt siis Lõuna-Euroopa standarditest alguse saanud, seal seda näidikut kasutatakse, mina ei ole kaugeltki elektriinsener ja võib-olla ma panen täitsa terminitega puusse. See on siis 6 kilovolt amprit ehk nagu K ja A. Ja see tegelikult peaks vist tähendama enam-vähem sama asja, kui sa siis voldi ja ampri korrutad, saad sa ikkagi nagu vatid. Nii et tegelikult see 6 kilovolt amprit peaks tähendama ikkagi suures piires siis umbes 6 kilovatist võimsust. Ja sellele see täiesti ratas ka vastab siis vahelduvvoolu laadimast, ma siis praegu pean silmas. Ehk et kui võtta siis nagu kodune wallbox, kodune laadija, siis tegelikult see võimsus, mille ta kodusest laadijast kätte saab, vastab siis umbes 6-7 kilovatile ja küll on seal üks selline omapärane nüanss, et Honda ütleb, et see ratas on võimeline siis vastu võtma kuni 32 amprit. Aga see on siis ühe faasi pealt ja mul tekkis nagu seal üldse alguses kahtlus minul teadupärast nagu ilmselt paljudel elektriauto omanikel Eestis. Meil on 16 amprised 3-faasilised laadijad ja siis see 11 kilovatti tuleb tegelikult 3 faasi pealt. Ja siis ma arvasin, et oot, et kui see nüüd ühe faasi pealt käib kogu see elu, et siis tegelikult võib-olla ta sellest 3 faasist ei saa üldse rohkem kätte kui see 16 amprit, mis minu laadija annab. Aga tuleb välja, et ikkagi saab, olgugi, et ta ise seda ei ütle, et ratas näitab mulle, et ta saab minu laadijast kätte 15-16 amprit, aga päriselt kaval pea laeb ikkagi võimsamalt, ta võtab teisest faasist ka, aga ta ei näita seda, nii et isegi sellest 11 kilovatisest kodulaadijast, mis siis on 3-faasiline, laadis ta ka ikkagi umbes 6-7 kilovatti ka. Ütle nüüd lõpulause selle kokkuvõtteks, kas sul tasub osta selline asi Eestis endale või ei tasu ja miks? Kui sa üldse muidugi küsid nii pealt, kas mul tasub osta omale auto või mootorratas, siis ilmselgelt tasu, sest et auto või mootorratas ei anna sulle mingit tasu, vaid võtab kõik su raha lihtsalt ära. Nii et selles mõttes ei ole see üldse Honda süü, et niimoodi võib-olla ei saagi nagu küsida. Igal juhul sa võid selle omale osta, kui sul on selline muster käitumises või sõitmises, et sa tõesti iga päev mingi mõned 10 kilomeetrid ilusa ilmaga tahaksid sõita
mootorrattaga, mis ei mürise ega ei plärise ja saad kõigist kiiremini. Ehk et kui sa ikkagi sõidad temaga sihipäraselt nagu liiklushuligaan ka heas mõttes, lähed ikkagi autode vahelt foori tagant esimeseks vaikselt ja oled sealt kohe siuhti kadunud, siis sa ikkagi linnaliikluses saad selle motikaga nagu meeletult ruttu edasi. Aga sa pead olema ise ka selline sõitja, et kui sa istud selle rattaga nüüd kellegi tossava summutitoru taga, siis ei ole seda kindlasti mõtet osta. Ehk et kui juhtumisi sa oled motikamees, kelle elekter meeldib ja kelle mootorrattasõit on igapäevane tegevus, ei ole mingi matkamine, siis ma võib-olla kasutaks tõesti väljendit tasub ära. Siis ta tasub küll ära, sest temaga on ju metsikult odav sõita ja lihtsalt niivõrd lõbus. Et ma jäin täitsa nagu mõtlema, et mul kahjuks ei ole seda kasutusmustrit, et ma ei pea taga iga päev sõitma, ma sõidan oma üherattaliste ja kõigega ja ma linnaliikluses ei taha üldse sõita mingite asjadega, millel on rohkem kui üks ratas. Et nagu lihtsalt lõbu pärast, no võib-olla tõesti see 16 000 on muide hinnasildil ja seda on ikka üsna palju ju, et kui sa hakkad nüüd vaatama, palju ratas maksab, siis Honda valikus on bensiinimootoriga väga kiireid rattaid, mis maksavad peaaegu 2 korda vähem. Nii et seal ei ole nagu üldse midagi rääkida, et kui sa nagu jääd kinni sellesse, kaugele sa saad ja kõik see laadimiskiirus, no jah, siis see akutehnoloogia on see, mis tõmbab tegelikult piiri nagu sinna täna ette. Nii et kui oleks meil kergem aku, siis oleks kõik väga äge. Aga ma ei tea, kuidas see minu pikk jutt nagu kõlama jäi. Ma saan aru, et meil saade hakkab juba läbi saama, aga ma tahaks kindlasti öelda seda, et kui teil on juhtumisi võimalus, ma arvan, et Honda salongidesse see kindlasti jõuab. Honda mootorrattasalong peaks olema seal Peetri alguses. Et minge ja proovige, istuge peale, sadul on muide väga kõva, ma arvan, et see on Honda poolt taotluslik, et inimesed ei tahaks kaugele sõita. Et siis ei ole tehtud mingit komfortsadulat, aga igatahes on tegemist ääretult lõbusa ja toreda liikumisvahendiga, mis annab aimu, milline on tulevik, kui me saame elektri võtta kaasa kergemal kujul. See on väga hea üleskutse. Ja see on üldse läbiv moto, mida üldse tasuks vist kõige suhtes rakendada, millest me siin saates räägime, et kuulake meid, mõtelge kaasa, aga enne oma arvamuse kujundamist proovige ise järgi. Kuulge, aga meie saade on täna tüürinud nii kaugele, et me tänaseks tõmbame joone alla, meil jää veel palju rääkimata. Me tahame teiega arutada mitut asja. Võtame need teemad käsitlusele järgmisel nädalal ja teised uued uudised. Senikaua ikkagi ootame ka teie tagasisidet, kommentaare, muljeid, arvamusi. Ja selleks kirjutage meile kirjad@digisaade.ee. Selline oli tänane saade, aitäh kuulamast ja järgmise nädalani.